Kui tänase saate külaline Kadrioru lõbustusparki jõudis, leidis täiesti 4 meest, kellel olid poomisnöörid valmis pandud. Vaata tänast saadet ja sa kuuled seda lugu. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri töökojas. Ja mul on täna väga hea meel tervitada siin Martinit. Tere! Tervist! Kaul sa, Martin, tuled? Ma tulen Haapsalust. Räägi endast, perest, lastest. Mul on siis abikaasa ja 3 last. Ja te ei ole terve elu Haapsalus elanud? Ei, me abikaasaga meie kooselu sai alguse tegelikult üldse Tallinnas. Ma läksin 18 aastat Tallinnasse elama ja seal me asusime kokku elama suht varakult, nii et jah. Nii et täna oled sa õnnelikus abielus, kõik, mis ennem seda toimus, sellest me veel täna jõuame rääkida, aga siin on su perepilt ühest perereisit, ma saan aru, et... Jah, see on nüüd see suvi olnud üks Jumala poolt antud kogemus, mida me saime kogeda. Su elus on väga palju põnevat toimunud ja sellest täna me kõik kuuleme. Räägi palun, kuidas sa Jeesuse leidsid oma ellu? See oli 2014 aastal, kui ma olin siis tehases. Ma töötasin tol ajal siis ühes ettevõttes tehases liinioperaatorina. Ja seal tehases olles ma istusin öösel laua taga ja ma tundsin seda, et ma olen patune. Ja ma ei saa Jumalale ligi ja Jumal ütles mulle ühe vaimu läbi tol hetkel, et sa oled hukka. Ja ma ei saa öelda, et minu usk ma ei oleks kunagi uskunud Jumalasse või need. Ma olen terve elu uskunud, et Jumal on olemas, aga lihtsalt ma pidasin teda, sina ole seal, mina olen siin, hoiame natuke nagu distantsi, ärme sega üksteist, et sul on liiga suured reeglid, ma ei taha neid. aga ma sain aru, et tegelikult Jumala juurde tulemine on vabadus. Ja mina läksin siis Jumala juurde, ütlesin, okei, et nüüd mitte enam enda pärast, vaid Jumal sinu pärast ma tahan vabaks saada. Ja tol ajal ma olin ahel suitsetaja suht koht, sihukene keskelt 1,5 pakki päevas suitsu, 8 aastat olin suitsetanud, hakkasin teismelise east peale salaja nurga taga. Ja niimoodi juhtus, et ma läksin siis tualetti, ütlesin, et Jumal, et sina tead ja viskasin 2 pakki, purustasin ära, viskasin sinna prügikasti ja läksin laua taha ja tunnen, et ma olen vaba. Ma ise naarsin samal ajal. Siis mõtlesin, et appi, et ma lähen koju, ma kindlasti ostan endale midagi asemele, et tavaline värk, et lähen ostan midagi juurde. Sa ütled, et nii lihtsalt käiski? Selles mõttes ta oli lihtne, jah, et kui Jumal sind vabastab, siis ta teeb tõeliselt vabaks. Nii nagu kui Jumal tervendab, siis ta tervendab terveks. Ta ei jäta sind haigeks, aga mõnikord on protsess vajalik. Selleks, et me kasvaksime. Ja minul tolles asjas ei olnud protsessi vaja, mind oli vabastada vaja. Mul oli teistes asjades elus, milles mul oli vaja protsessi, mida ma hakkasin kogema, millega ma hakkasin võitlema. Ja aga see asi oli konkreetne märk sellest, et Jumal tahtis mind eraldada sellest maailmast. Sa oled nüüd minu oma. Ja sellest on palju aastaid ja peale seda ei ole sul mingit tõmmet suitsu järgi olnud? Ma olen näinud unes suitsu, ma olen näinud igasuguseid asju, kõiki neid asju on olnud inimlikke selliseid tundeid, et võiks suitsu teha, aga mitte ühtegi sundi. Ja vaata, see ongi minu arust see Kristuse vabadus minu jaoks olnud, et ma ei ole sunnitud, ma olen vaba, ma ei pea tegema. Ja see vabadus ongi see, mida ma nagu igatsen, et iga inimene võiks ju tegelikult kogeda oma elust, seda vabadust. Eks sa ütled väga hästi tegelikult, et mitte, et sa ei tohi, vaid sa võid mitte teha. Ja, sa ei pea tegema. Sul on jäntud vabadus. Just täpselt. Et kui Kristus sind vabaks teeb, siis see tähendab, et ta teeb vabaks, jättes sulle ikkagi vabad käed. Sa võid teha seda. Ma võin minna täna suitsu tegema, aga ma ei tee seda, sest ma olen vaba. Ma ei pea tegema seda ja ma saan aru, et see ei ole mulle kasulik, miks ma peaks seda tegema. Ja see vabadus ongi Kristuses käimine ja Kristus ütleb, et see ei ole sulle kasulik, ära tee seda. Kui sa oled vabaks tehtud, siis ära mine tagasi patu alla. Aga kus su vanemad olid kristlased? Kus sa Jumalast kuulsid? Kuidas teadsid üldse? Minu vanemad olid kristlased, terve mu elu on nad olnud, nad on mulle imelist head eeskuju andnud ja siis minu vanavanemad on kristlased olnud, seega nagu ma olen pärit kristlikust perekonnast, aga kui ma olin kuskil 12 aastane, siis ma ei tahtnud enam kirikus käia, ei tahtnud enam usuga pidistmist teha, kuna see tundus minu jaoks igav ja see tundus nagu mitte kaasaarev ja nii ma pöördusingi rohkem maailma suunda. Jumal on su ellu andnud väga huvitavaid olukordi. Ma tean, et üks lugu on sul loteriipiletitega. Räägi, see on põnev lugu. See on üks kogemus, mis on nagu kohati nagu keeruline mõista. Et ma olin esmalt enne 10. eluaastat
pidin väikevennal lasteaeda järgi minema ja ma siis kirusin jumalale kogu seda elu, mis oli tol hetkel suhteliselt nagu finantsiliselt oli rasked ajad meie perekonnas ka. Ja ma kirusin seda, et täitsa lõppenud jumal, et miks nii on ja niimoodi ja ema oli mulle jäätise jaoks natuke raha kaasa andnud 12 ja krooni. Eesti krooni, jah. Ja siis ma jõudsin sinna lasteaeda, võtsin väikevenna kaasa, läksime tagasi teel postkontorist mööda, mõtlesin, et kuule, et siis olid just need summipiletid välja tulnud, et kraabita, mõtlesin, ei, ma lähen ostan summipilet selle raha eest. Venna koos valisime sealt selle summipileti välja, kraapisin ära ja võitsime 10 000 krooni. 10 000 krooni? Just, ja mu ema, kui ma koju läksin, näitasin emale, sest ema ütles, Martin, lõpeta naljad. Et see ei ole naljakas, et mis sa räägid siin, eks ju. Aga jah, nii oli ja siis me selle õnnistusega siis ma sain uue kodumööbli endale osta ja nii saime õnnistada ka mõnda inimest, kes vajas abi ja see oli siuke omaette lugu, et ja selliseid asju juhtus on mu elus 3 korda juhtunud, kus jumal on, ütleme nii, et imelikult just lotot kasutanud. Kuidas need teised lood olid? Räägi nendest. Põhimõtteliselt siis on mõned aastad hiljem, see võis olla mingisugune 2-3 aastat hiljem, oli niisugune majanduslik raske seis perekonnas, kus siis meil ei olnud, kas isale on mingid rahad üle laekunud, ikka ehituse töötajal juhtus seda, et vahepeal lasti üle või midagi niisugust. Ja siis emal oli viimased 10 krooni kotis ja ma ütlesin emale, et anna see mulle, et mul on niisugune südame, see on niisugune teadmine, et ma toon rohkem tagasi. Ja ema võttis, et jälle, mis asja, et unusta ära, et see on nagu viimane raha, et praegu, et isa võib-olla nädala lõpus saab midagi, aga ja siis ma läksin selle 10 krooniga, läksin siis, ostsin ühe bingo pileti ja see on minu kogemus, eks ju. Ja siis läksin, ostsin see bingo pileti ja võitsin 1800 krooni selle eest, et see varustas täpselt selle perioodi ära vanematel, mis oli siis see raha puudus. Ja 3. kord oli siis, kui ma kristlaseks sain, kus ma uuesti sündisin ja kus Jumala vaim ütles mulle konkreetselt poes kõndides, mine osta üks pilet. Sest ma olin enne palunud Jumala õnnistada, et ma saaksin õnnistada teisi. Ma ei tahtnud seda raha enda jaoks, ma ei tahtnud seda raha. Kõik need korrad ei ole see raha olnud tegelikult nagu selle jaoks, et mida ma olen nagu rääkinud Jumalaga, et ma tahan nüüd saada, ma ei tea, rikkaks või võita miljonid, eks ju. Vaid see on olnud konkreetne vajadus varustada kedagi või midagi. Ja see oligi minu jaoks selline kogemus, kus ma nägin, et Jumal ütles ja tulemus oli see, et võitsin siis selle loto keerutamise ratta osa ja siis pidi minema saatesse keerutama ja see on olnud Jumala tee, nii et... Ja sealt sa võitsid päris ka märkimisväärselt. 1800 eurot ja see oligi nagu huvitav, et kui ma sain selle piletis, kraapisin välja, siis ma alguses mõtlesin, et seal oli maksimum oli, ma ei tea, 35 000 või midagi siukest, mõtlesin, nüüd tuleb Jumala riigi jaoks mõtlemisvarustus. Ja siis ma sain aru, et Jumal ei taha anda mulle rohkem, kui ma suudan kanda. Siis ma ütlesin, Jumal, ära anna mulle rohkem, kui ma suudan kanda ja ta andis mulle täpselt siukse summa, mis oli mul on nagu ennemalt ka läbi käinud, et ma suutsin seda majandada mõistlikult. Ja see raha oli konkreetselt see Jumala riigi töö jaoks, see ei olnud mulle mingisuguseks reisideks ja puhkusteks, vaid see oligi Jumala vaim pani mu südamesse, mine toeta seda inimest, mine aita seda inimest, ehita see asi valmis ja selliselt me selle raha ära kasutasime. Selle raha eest sa ostsid ka Lootuse külale süüa. Kas oli nii? Ja oli küll, see oli huvitav lugu, et kuskil siis oli juba kuskil 150 eurot oli järgi jäänud ja siis pühapäeva hommikul ma palvetan enam kirikusse minekut, ma käisin valguse teel tol ajal ja Jumal ütleb mulle, et ära viivita minu Anni väljavalamisega. Ma ütlesin, Jumal, aga sa ei ole näidanud mulle kedagi, kes abi vajab, eks ju. Et ma olen valmis välja andma, aga kuhu ma panen selle? Just. Ja ma mõtlen, mida ma siis teen sellega, et ma võin ju minna jagada selle laiali, aga see ei ole ju sinu tahtmine, eks ju. Ja siis ma läksin kirikusse ja tol hetkel mul oli plaane, ma lähen peale kirikut, sõidan Haapsalusse, mul oli sikkel sel hetkel, sikliga ma oleks tulnud tagasi, see oli kevadine aeg, siuke lörtsine ilm oli ka natuke, ma mõtlesin, et saan linna sikli ära tuua, et siis ma saan ringi liikuda sellega juba. Ja kirikus istun ja seal üks tore meesterahvas ütleb mulle, tule kaasa minuga. Ja mõtlen, mis asja, okei, täiesti võõras inimene minu jaoks, ütleb, tule kaasa. No loomulikult ma läksin, ma olen seikleja inimene. Läksin taga kaasa, istusin autosse ja juba sõidame, siis küsin, et oota, kuhu me lähme, et mis mõttes. Ja siis ta ütleb mulle, et me läheme Lootuse külla süüa ostma. Ja neil oli mingi nimekiri, ma ei tea, kus nad seda said tol hetkel, mida nagu vaja on. Ja siis ostsid seal, panid kärud täis, ütlesid, et meil on nüüd raha otsas, et lähme maksame ära. Et
siis mõtlesin, oot, kas nimekirjas on veel asju? Ütlesin, et asju on küllalt. Ütlesin, väga hea, kuule, mul on nüüd siuke lugu, et jumal ütles, ma pean selle raha nüüd ära kulutama. Et see, ja me saime põhimõtteliselt kogu see summa eest sinna osta siis igast, mida seal nimekirjas oli ja viisime sinna Lootuse külla. Ehk jumalal on väga huvitavad teed. Me ei propageeri, et minge hakake nüüd lotopiletid ostma. Aga jumal on sinu elus selliselt 3 korral sind juhtinud ja õnnistanud, et valguse tee, mida sa mainisid, kogudus asub Pirital. Aga sul on sinna minnes, tuleb alati Kadriorust läbi minna. Ja sul on Kadrioruga ka üks oma lugu. See oli nüüd jah, kui ma Tallinnas elasin, siis mu elus juhtus see, et Jumal hakkas kõnetama väga detailselt, väga huvitaval viisil, niimoodi, et ma palves olles nägin ühte nägemust. Ja see oli laupäevane päev, ma palves olles nägin pilti sellest vanast alast, kus oli siis maha jäetud majad, kus kunagi oli mingi park olnud või see lõbustuspark ja see vanad majad seal ja ütlesin, mine kuuluta evangeeliumi. Ja siis mõtlesin Jumal, et aga väljas saab vihma padukat, mul on ainult mootorratas, millega ma ringi liigun, et et palun, et kui ma välja lähen, et siis vihm jääks järgi. Ja ma panin mootorrattariided selga, läksin uksest välja, trepigas kõnnin aknast, vaatan padukat sajab, teen välisukse lahti, panen jala välja, vihm jääb järgi niimoodi. Ma vaatan taevasse, ütlen tegelikult. Ja lähen mootorratti juurde, lüksin viimased tilgad maha ja siis istusin sinna peale, sõitsin kohale sinna ja seal olles ma vaatan nagu, et siin kindlasti on keegi. Aga ma kardan, sest ma ei oska vene keelt. Kuidas ma nendega suhtlen, kui nad venelased peaks olema? Vaat see noore uskliku mehe olukord, et ma nagu ei usaldan nii palju, et küll ta siis lahendab selle. Sa saad aru, et Jumal on kõnetanud, aga väike värin on sees. Just. Ja siis Jumala vaim ütleb konkreetselt, et helista selle samale sõbrale, kellega me Lootuse külas käisime. Ja see sama sõber siis, tal oli tore laupäevane päev ja nüüd ma rikkusin ta päeva ära nii-öelda, eks ju. Ja läksin talle külla, selgitasin loo ära ja siis sõitsime sinna koha peale ja sinna koha peale jõudes oli siuke olukord, kus siis olid kodutud mehed seal tubades ja 4 tükki olid tagumises toas ja me rääkisime nendega lihtsalt kõigepealt niisama juttu. Ja nendel oli küsimus, et miks te nagu siin olete. Ma ütlesin, teate, et mul nagu südames oli tulla ja nii-öelda alguses nii-öelda põgusalt, eks ju. Ja siis meil vestlus käis elust olust ja ma vaatan, et neil on ahju peal on nagu harjavarras. Ja harjavarre küljes on 4 poomisnööri. Väikest siukest. Siis küsisin mehed, mille jaoks see on siin? Ütlesid, et üks sealt nurgast ütleb mulle, et mis selle elu mõte on? Ja siis teine ütleb mulle, et tead, et meil oli täna mõte see, et see on meie viimane õhtu siin, et me võtame korralikult ninad täis ja siis aitab. Et meil ei ole kuhugi linna, eks ju, meil ei ole mitte midagi elus. Siis ütlesin, teate mehed, et elu ei pea lõppema siin, et see nüüd on, miks ma siin olen. Et täna hommikul Jumal näitas mulle, ma pean tulema rääkima teile evangeeliumi. Sellest Jumalast, kes on mind päästnud ja ma rääkisin neile evangeeliumi sõnumit ja need mehed, ma täna kahjuks ei tea, mis nad teevad, aga nad käisid mitmel korral ka valgusete koguduses, nende see elu sai muutus, üks mees läks Järvakanti isegi siis tänasesse töömaja endisesse Lootuse külla ruumidesse ja abi saama ja see, kuidas Jumal tegutses, ta tõmbas välja inimese sellest viimsest ängistusest, kus ta ütles, et mul ei ole mõtet elul ja Jumal saates sel hetkel, et mina olin lihtsalt üks sõnumitooja. Ja kui Martin, sa praegu ütlesid seda, et sa kuulasid Jumala häält ja sa reaalselt päästsid 4 mehe elu. Mina ei päästnud, Jumal päästis. Jumal päästis, aga aitäh sulle, et sa kuulad Jumala häält. On väga palju neid inimesi, kes kuulevad ja arvavad kuulvat, aga ei kuuletu. Sa oled mees, kes on kuuletunud Jumala häälele. Ma ütlen sulle aitäh selle eest. Sa oled 4 Eesti meest päästnud. Küll vist venekeelset, aga Eestis elanud. Need olid eestlased. Kõik olid eestlased. Kõik olid eestlased. Nii et väga huvitav, aitäh sulle, et sa seda lugu jagad ja sõbrad, kuulame Jumala häält. Jumalal on meil öelda ja ta saab meid kasutada. Martini lugu on hea näide sellest. Aga nüüd sa oled Haapsalus, sa töötad, ma saan aru, sa teed väga erinevaid töid, aga üks koht, kus sa töötad, on Samaria keskus. Jah, ma töötan igapäevaselt Samaria Eesti missionis ja siin on ka üks pilt siis meie tegevustest, kus me meestega toimetame. Ja Samaria Eesti missionis Jumal kutsus mind läbi siis selle keskuse tegevdirektori Mihkli. Ja see oli ka niisugune periood minu elus, kus ma
ma olin töötanud ettevõtjana juba mõnda aega, ma tegelesin renoveerimistöödega, kinnisvaramaaklerina, väga mitmetes kohtades toimetasin ringi ja ma igatsesin teha Jumala riigi tööd ja ma palvetasin pidevalt selle nimel. Ja kui Jumal kutsus mind üks päev, et jah, et see on nagu tema tahtmine, et ma sinna läheksin. Sellel on väikene lühike tunnistus sellele, kuidas see juhtus oli niimoodi, et Mihkel küsis mu käest, et kas ma oleksin valmis tulema ja mina olin nagu suht kindel, et okei, ma lähen. Aga ma käisin tol ajal hommikuti ujumas ja ma nagu ujusin mingi kindel otsarvasi ja mul abikaasa palvetas siis sel hetkel, ütles, et kuule, et Jumalale, et sina tead, et kas see on sinu tahtmine, et kui Martin ujub rohkem kui tavaliselt, ta ei ütle mulle seda, et siis see on märk seest, et see on õige otsus minna. Sest sellel oli oma hind, sest me olime tol hetkel teatud sissetuleku juures ja see langes mitmeid kordi tegelikult sinna tööle minnes, sest see oli kutsumus. Ja siis ma läksin koju ja abikaas ütleb mulle, et palju ujusid. Ütlesin, et mingi 35 äkki oli või. Aga palju sa muidu ujud? Mingi 20 või? See olemas vastus, eks. Villad sai välja pandud. Ja villad olid välja pandud. Ja nii see läks ja ma läksin sinna tööle ja olen siis tänaseni seal ja tegeleme siis, aitame inimesi, kes on sõltuvuses, abivajad, erinevate taustadega inimesed. Martin, sa ütlesid, et sa kaotasid sissetulekus 2-3 korda. Ja. Sul on 3 lapsega pere ja abikaasa. Räägi, 5 aastat oled nüüd seal olnud. Kas Jumal kandis sind? Ja, Jumal kannab ja ma ütlengi seda, et alati on neid kohti, kus me hindame asju inimesena lihtsalt majanduslikult. Mina hindasin asju alguses väga nagu vaimulikult. Ma läksin vaimulikku kutsesse, ma teadsin, Jumal varustab. Majanduslikult loomulikult see oli väga raske mingi periood. Tänu selle, et oli sääste, oli ka ettevõte mul endal alles. Ma tegelesin ka kinnisvaramaaklerina edasi. Ja Jumal andis täpselt selles momendis, kus oli selline raske moment, kus ma mõtlesin, et mis ma nüüd teen. Ma saan aru, et sotsiaaltöö ei ole kunagi kasumlik töö, see on alati niisugune ennast ohverdav osa ja selles palusin Jumalat ja jälle tuli mingisugune lahendus, mingi tehing, mingi hea kokkulepe kuskilt jälle midagi sai mingi lisa otsa teha, mingi renoveerimistöö, mis õhtuti sai tehtud. Et selles mõttes niisugune lisategevus, sa pead nagu kätega midagi tegema, aga samal ajal on Jumal kogu aeg varustanud ja annab selle lahenduse sinna elusse. Ja sa oled õnnelik selle juures? Ma pean ütlema, ma olen õnnelik ja, sest kui sa käid koos Jumalaga, siis sa koged õnne. See mõttes sa koged mitte õnne kui niisugust suurt rõõmu ainult, vaid sa koged seda mõistmist, et sa ei ole üksi. See on suurim õnn minu arust, et ma ei ole üksi. Ükskõik, mis olukord on. Sa oled kirjutanud ühe raamatu. Kas see on su esimene raamat? See on mu esimene raamat, jah. Ma pean ütlema, et ma nägin Facebookis, et sa oled vaabut välja andnud ja siis ma tellisin su käest selle kiiresti. Ja võib-olla ma alguses ootasin mingi niisugust täiesti vaimulikku raamatut algusest lõpuni, sügavat vaimulikku raamatut. Ja ma hakkasin seda lugema. Ja teate, ma väga suur lugeja ei ole, aga see oli nii põnev raamat, et ma lugesin selle kiiresti läbi. Räägi paar sõna selle raamatu saamisloost ja sellest, kuidas ta poes müügil oli. Sa said ühe tagasiside selle kohta. Ja, see oli väga tänu Jumalale, et see on olnud huvitav teekond minu jaoks, et ma ei ole kunagi olnud väga suur raamatute lugeja. Minu põhiline raamat, mis ma loen, on Piibel. Ja seal on palju raamatuid iseenesest, eks ju. Aga mul oli niisugune olukord, kus ma siis olin kirjutanud, kui ma kunagi oma tehases töötasin erinevaid tekste. Ja nende tekstide kirjutamise juures ma kogesin seda, et mingit leevendamist oma elus. Ja ma olin midagi välja printinud ja kui ma koju läksin üks päev oma nendesse sahtlitesse sobrima, siis ma viskasin vanu paberid välja ja seal oli üks mingisuguse teksti, mingisugune väljaprint ja selle ma saatsin vanemate juurde põletamisse. Ja ema mul siis viskas neid pliita alla järjest ja vaatas mingi paksem pakk nagu kokku kõidetud, et mis asi see on, eks ju, ja hakkab lugema seda ja loeb ja siis ütleb, et pisarad voolasid ja saatis peregruppi pildi sellest viimasest eest, et kus ülejäänud tekst on, kus ülejäänud raamat on, eks ju. Ja mõtlesin, et kuule, emme, et sorry, ma ei saa, et mul ei ole rohkem. Et see oli lihtsalt kunagi ma kirjutasin. Sina kirjutasid, päriselt või? Ütlesin jah, et nii on tõesti, et ma kirjutasin selle, et ütlesin, et aga kus ülejäänud on? Ütlesin, et ei ole rohkem. Et see lugu lõppes seal ära. Ja siis sellest ma sain nagu kindlust, et see mõte, mis mus on kerinud kirjutada lugu Meelisest, kes siis on selle raamatu peategelane, et sellel on mõte, et sellel on sisu. Ja see lugu on selle mehe lugu.
see on kokku pandud mitmetest inimeste isiklikest kogemustest. Loomulikult on seal ka siis osa nagu juurde loodud ilukirjanduslikku, aga see raamatu sisu kui selline räägib siis mehest, kuidas ta Eestis põleb läbi. Ta otsustab müüa maha kõik, mis tal on, anda tööl lahkumise avalduse, ta läheb ühe otsa piletiga siis Kreetale. Ja kui ta Kreetale jõuab, siis seal ta kohtub ühe naisterahvaga ja kuidas ta siis seal elab ja püüab tööl hakata käima ja kuidas see kultuuriline konflikt tekib ja siis kogu see selline tunne, et mida ma nüüd siin teen, kas ma olen üldse õiges kohas, eks ju, ja selline teadmatus. Ja selle raamatu kirjutamise ajal juhtus siis selline asi, et ma olin selle peaaegu valmis endale mustandi teinud. Ja üks armas vend ütles mulle, et Martin, et võib-olla Jumal tahab seda raamatu kirjutamist sul siin nagu kasutada mingil teisel viisil. Ja kui ma selle peale jõudsin, et kuule, et võib-olla tõesti, siis oli just suvi kätte jõudmas ja ma olin palunud Jumalat juba pikalt, et Jumal, et sa näed, et mina teen missionitööd siin Samaarias, aga ma tahaksin näha Jumala riigi tööd teistes paikades, seda, kuidas sa toimetad teistes paigus. Ja ma palvetasin väga palju selle pärast ja siis ma proovisin, otsisin mingid Indoneesiaid ja igast siukseid riike, kuhu nagu lihtsalt minna mõneks nädalaks maksimaalselt, niimoodi koha peale näha seda tööd. Aga ükski uks lahti ei läinud ja ühtegi nagu niisugust head lahendust ei tulnud. Ja mul abikaasa ütles ka, et nädal aega suvel võtta ja otsi Jumalat, ole sellel teekonnal. Ja siis ma olin nagu natukene nõutu ja ühel päeval tööres olles mõtlesin, et ma korra vaatan korra lennupiletit, et kuhu siit üldse Tallinnast lennatatakse. Ja Ryanairi piletid Stockholmi läksid, mis seal oli, 15 €. Siis sealt edasi juba Haanjasse, siis Kreeta ühte linna ja edasi tagasi piletid 135 €. Mis asja? Mõtlesin, et ma olen selle raamatu nagu mustandi valmis saanud, et ma lähen vaatan, mis seal on. Ja ma läksin sinna koha peale ja seal oli siuke juhtum, kus ma olin nagu jõudnud kohale, ma olin tellinud trükikohast traktaate kreekakeelseid, ma olin nagu valmistanud ennast ette, ma lähen missionitööle üksinda. Ja jõuan kohale ja ma saan aru, et ma ei tee mitte midagi siin. Täiesti läbi kukkunud niisugune tunne endal. Mida ma teen siin? Ja ma räägin Jumalaga nendest asjadest ja kõnnin seal tänavatel ja tunnen, et täiesti lõpp, et mis nüüd toimub, eks. Mul pere on kodus, ma tegelikult nagu igatsen neid juba ja kõik siukene väsimus juba ka, esimene päev juba, saad aru. Ja siis ma palvetasin selle eest ja läksin järgmisel päeval rollerit rentima. Ja ma rendin rollerit ja roller tuleb nagu, see rentija toob selle siis tänavale, sinna paneb välja selle ja samal ajal sõidab sinna minu juurde üks meesterahvas, pikkade juustega, hallide juustega, säraval ilmel küsib kreeka keeles selle teenindaja käest, et kas ma võin siia parkida, eks ju. See ütleb, et mul ükskõik pargi, kuhu tahad, eks ju. Ja siis see meesterahvas hakkab seal toimetama, aitäh, võtab sealt Kristuse ikooni, risti ja kreeka lipu. Ja ta läheb sinna keset ristmikku, kui autod peatuvad punase tule ees ja näitab kõigile niimoodi seda ikooni, risti ja ta on õnnelik, ta särab Jumalas. Ma mõtlen, et Jumal, mis asi see nüüd on? Ja mina lähen nagu, ta viis mu rolleri teisele poole teed, et ma sealt otse saaks edasi minna, lähen sinna teisele poole teed, vaatan seda meest, filmin teda, mõtlen, ma pean temaga rääkima, asju. Ja sel hetkel, kui ma panen rolleri peale hüppan, et keeran tema poole, et ta istub peale, paneb minema ja ma kätte ei saa teda. Kõik läinud. Mis asi see oli? Ma sõidan seal, ma tegin ka paar video endale, et rääkisin nagu nendest asjadest. Ja siis Jumala vaim ütleb mulle, et Martin, sina tuled praegu siia. Tuled siit Põhjamaalt. Ja sa üritad nendele inimestele jagada evangeeliumi. Aga sa oled nende jaoks võõrkeelne. Nad ei saa aru, mida sa räägid. Aga see mees, kes praegu siin, tunnistas Kristust rõõmsalt ja avalikult nendele arusaadavalt. Igaüks sai aru, keda ta kuulutas. Igaüks. Sa pead hakkama kõigepealt nende kultuuri, nende keelt, neid tundma õppima ja siis ma õnnistan. Ja siis juhtuski see, et ma sain aru, ma ei ole siin selleks, et käia kõiki nagu raputamas, vaid ma olen siin selleks, et kasvada, selleks, et õppida. Ja Jumal viis mind seal kokku ühe international kogudusega, kes siis on Retimno linnas, nende pastor Sian. Ja see kogudus siis, see pastor andis oma tunnistuse ja see tunnistus, ma kujutan ette, et kui te kunagi lähete Retimnosse, Kreetale, siis minge sinna kogudusse, seal on tunnistus, mida te peate kuulma.
kuidas Jumal ütles talle 2007 aastal, et paki oma asjad USA-s kokku ja sõida Kreta saarele. Ta ei teadnud isegi, kas see on riik või saar või manner või mis asi see on, eks ju. Ja ta läks. Nii et see oli minule selline julgustus astuda Jumala kutsesse ka teistpidi nüüd. Ja võiks öelda, et ma ootan, mida Jumal sellest edasi teeb. Väga põnev. Ja selle raamatu pealkiri on siis Ühe otsa pilet, ei ole puhkus ja ei ole puhkus, on maha tõmmatud siit. Aga me saate aeg kahjuks läheneb meeletu kiirusega lõpuni. Aga meil on üks huvitav lugu. Me olime saunas koos, ma ei olnud suga enne kunagi kohtunud ja tuli välja, et siis minu ema isa ja sinu vanaema vanaisa on olnud väga lähedased sõbrad. Ja. Olen nende juures käinud, kui nad elasid Tallinnas Meriväljal. Nüüd elu lõpu nad elasid Haapsalus. Siin pildi peal on su vanaisa August veel. Ja meid ühendab üks väga huvitav lugu. Räägi see lühidalt veel ära ja saate lõpule. Ja see oli niimoodi, et minu vanaema väga kuulas pereraadiot ja siis ta palus, et talle saadetakse palverätik. Ja vanaema väga ootas kõiki neid leevenemisi, paranemisi ja üks päev kahjuks tema läks igavikku. Aga ta oli usus, ta oli sügav usklik ja väga tugev usklik. Ja see rätik jäi kappi. See jäi lihtsalt kappi sinna seisma. Ja minu siis ema, kui vanaisa oli üksikuks jäänud, käis ja hooldas vanaisa. Igapäevaselt käis mitmeid kordi, veetis seal aega. Ja kui vanaema oli lahkunud, siis vanaisa mõistus hakkas ära minema. Ta hakkas asju segamina ajama, väga tõsiselt segamina ajama ja väga raskelt. Ja mu ema oli täiesti vahepeal ängistuses ja hüüdis Jumala poole, palvetas pidevalt selle pärast. Ja üks päev ta ütles, et Jumal, et mina ei usu asjadesse, aga ma usun sinu vaimusse. Ja ta võttis selle rätiku ja pani sinna pea peale. Vanaisa magas sel hetkel, pani ta pea peale, ütles Jumal, et ma usun, et sina võid tervendada vanaisa pea, et ta võiks selge mõistusega olla. Ja ta võttis selle rätiku ära ja sellest hetkest alates minu vanaisa mõistus oli selge kuni tema surmani. Ta ei ajanud enam neid asju segamini, ta ei tekkinud enam segadusi selliseid. Ja ta oli küll väsinud vana inimene tolles hetkes juba, et ta oli kurnatud, aga tal ei olnud enam seda, et ta mõistus oleks kadunud. Nii et Jumal andis paranemist. Jumal sekkus sellisel viisil. Just. Sinu elu on täis selliseid lugusid, et Jumal elab, tal on lahendused ja ta tõesti armastab meid, ta tahab meid aidata. Kahjuks on me saate aeg läbi, aga ma palun, et sa palvetaksid nende eest, kes täna otsivad südames seda Jumalat, kellest sina täna rääkisid, kes sinu elu on juhtunud. Ole hea. Ja isa taevas, sina näed need inimesi praegu siin, kes on otsimas sind ja kes igatsevad sinu palet näha ja sinu kutses käia, Jeesus. Sina ava nende inimeste silmad ja kõrvad kuulma. Ja nii nagu ma olen issand sinu poole iga päev palunud, et anna meile kõrvu, millega kuulda sind, issand silmi, millega näha neid inimesi, keda sina tahad õnnistada ja suud, mida öelda, mida sina tahad neile öelda, Jeesus. Ja Jeesus, palun õnnista ka kõiki neid mehi, kes on praegu pole astunud sellesse kutsesse. Anna seda julgust nende südametesse, et käia koos sinuga Jeesuse nimel. Aamen. Head elevaataja, las Martini lugu olla sulle julgustuseks. Kui sina veel ei tunne täna Jeesust, otsi teda. Ta on täna leitav, hüüa teda appi, leia endale kristlik kogudus ja leia endale sõpru. Jumal aitab tänasel päeval. Martini elu on sellest tunnistus, me oleme sellest kuulnud. Aitäh teile vaatamast, kohtume järgmises saatest. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.